Tere tulemast Sillamäe vanalinna kooli! Meie maja on Sillamäe linnas üks kõige kaasaegsema keskkonnaga õppekoht. Me töötame kahes majas, aga sellel õppeaastal on meie õppetöö korraldatud natukene teistmoodi. Ja meil on väga palju huvitavaid tegevusi, mis sellel õppeaastal on saanud alguse. Kõigest sellest me tahame teile rääkida koos meie õppealajuhataja Irina Miljakovaga. Aga lähme koos, et vaatame seal koolis ka ringi, et kus meil mis toimub ja mida me seal teeme ja kuidas me seda kaasaegset õppekeskkonda kasutame. Meie koolis eraldi aulad nüüd ei ole, aga selle eest meil on avatud ruum, näiteks selline aatrium, kus toimub ka palju erinevaid üritusi ja ka väljaspool koolitundi igasuguseid tegevusi. Näiteks kohe praegu meil on külas Maanteeamet ja räägivad 9-ndikega ohutusest ja kuidas turvaliselt käituda erinevates situatsioonides. Me kasutame seda aatriumit erinevat moodi. Näiteks eelmisel nädalal käisid meil külas rahvalaulikud, õtsenööbid, laulsid meile siin esinesid. Teeme ka rahvusvahelisi projekte koos rahvusvaheliste külalistega, tantsime koos ja tegeleme erinevate põnevate asjadega. Samas meie õpperuumid on ka hästi avatud ja me saame isegi vajadusel piiluda, mis klassis toimub ja millega õpilased parasjagu tegelevad. Ja see tekitab nendes ka turvatunnet. Nendes samas klassides peale õppetunde toimib ka inglise keele süvaõppe huviring, kus on väga palju osalejaid. Kooli õueala me kasutame ka väga aktiivselt. Näiteks 4. tunni ajal kõik algklassid on meil väljas või tegelevad mingites huviringides, huvitegevusega tegelevad, et nendele siin väga meeldib ja värskes õhus viibimine alati tervisele kasulik. Praegu oleme õpilasesinduste ruumis. Aktiivsetele õpilastele meeldib siin igasugust kooliüritusi planeerida koos. Näiteks praegu tuli just väga suur grupp Slovakkiast, kus nad käisid Erasmus projekti raames. Ja täna toimubki Erasmus projekti esitlus teistele õpilastele, sest on käimas Erasmus Days. Ja see kast, mis ta teeb siin ja mis kast see on, sellest õppeaastast oleme ühenenud väga kuulsa tüdrukute tehnoloogia huviringiga ükssarvikud ehk Unicorn Squads. Ja iga nädal me saame sellise kasti, kus on kõik vajalikud vahendid olemas ja tüdrukud tegelevad väga põnevate asjadega. Näiteks selle nädala teemaks on mootor. Ja nagu te näete, on meil ka kaasaegne õppeköög. Oleks kurb seda jätta kasutamata ka väljaspool klassitunde. Ja sellega on meil tekkinud ka idee teha eestikeelset kokandusringi. Loodame, et varsti saame seda ka käivitada. Meie kunstiklaas saab ka uue elu. Et see ahi hakkab tööle, sest meil nüüd hakkas tööle ka keraamika huviring. Et siis ees on veel palju põnevaid toimingud ja asju ootamas meid. Sellel õppeaastal on meil rekordarv osalejad erinevates huviringides ja huvitegevustes. Nii need, mis on varem ka juba töötanud, et näiteks tantsuringid, lavakunstiringid, loogikaringid, aga ka uutes. Et hästi populaarne on eesti keele huviring, kus on 3 täisrühma, ka robootika huviring, hakkas tööle keraamikaring ja pakume ka uusi veel. Üleminek eestikeelsele õppele on tõepoolest andnud väga palju võimalusi sellel õppeaastal eesti keeles õppida. Ja nagu te nägite, on väga palju meil väljaspool tunde teha, eriti just erinevates ringides. Ja kõike seda on võimaldanud riigi toetus meie õpetajatele ja samamoodi huvitegevuse toetus, mis laekub meie kooli läbi Sillamäe linnavalitsuse. Nii et täname kõiki, nii meie koolipidajad kui Haridusministeeriumit nende võimaluste eest ja soovime, et meie lastel oleks siin koolis jätkuvalt hea õppida ja õpetajatel hea õpetada. Tulge jälle meie kooli külla. Kõike head!